Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et riigi rahanduse põhjalik ülevaatamine tagas tulemuse, mis võimaldab nüüd ära jätta tulumaksu tõusu. Rahandusministeerium omakorda vaatas üle kõik riigieelarved, mis viimase 30 aasta jooksul on vastu võetud ja pea igas ühes neis oli kasutamata vahendeid. Näiteks 2016. aasta eelarvest leiti 22 miljonit eurot, 2020. aasta eelarvest 12,7, 2007. aasta omast veel 30 miljonit krooni ja 1995. aasta eelarvest 120 miljonit krooni. Üles leiti ka paarsada miljonit rubla ja 40 miljonit dollarit. Möödunud aegade eelarvete ülevaatamine jätkub ja tuleviku arvel elamine asendatakse nüüd mineviku arvel elamisega, teatab valitsus ja lisab, et see on tulemus, milleni harva maailma rahandusministeeriumid jõudnud on. Valitsuses arutati eile ka õpetajate võimalikke tulevasi streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu haridus seda on, töötajad ei tohiks siiski streikida, on seisukoht. Kuna meil on aga demokraatlik riik, siis streikimisvõimalus mingisugusel määral peaks jääma. Seetõttu kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida, aga osade kaupa. Näiteks võiks õpetajal esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või süda või mõni muu organismi funktsioon, mitte aga, et streigiks õpetaja või päästeametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streigib mälu väga tihti, võib-olla neil sageli ka südant sees, kui tööd tehakse valitsuse sõnul ikka edasi. Ja muret tekitavatest arengutest. Sotsiaalteadlased hoiatavad taas ajude äravoolu eest, mis on Eestis võtmas enneolematuid mõõtmeid. Tegemist on viimase 10 aasta jooksul süvenenud uue ajude äravoolu vormiga, millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides. Kui laiemalt tuntakse ajude äravoolu all arengut, kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad, siis viimase 10 jooksul on areng selline, et inimene on küll alles, aga tema ajud on ära voolanud. 100 000 tundide viisi teleri ees istuvad või klaasistunud pilguga väiksamaid ekraane silitavad noored ja vanad, samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed, sekka lugematud ilmakohtadel parkijad ja ajuvaba liikluspilte tänavatel, maanteedel, veekogudel. See kõik ongi ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid. Positiivne on aga, et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene, et midagi valesti oleks ja seega võib kogu probleem lähema 10 jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada. Paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik. Ja politseiteade. Eile keskpäeval pöördus Kallavere politseijaoskonda 26-aastane N, kes avalduses märkis, et vaatamata pikaaegsele kuritegelikule käitumisele ei ole teda siiani vahi alla võetud. Ennu sõnul hakkavad nüüd ideed otsa saama, sest mööbeldamine, varalise kahju, kehavigastuste tekitamine ei ole tulemusi andnud ja politsei ei ole teda vahi alla võtnud. Ennule selgitati vahi alla saamise võimalusi, kuid see meest ei rahuldanud ja ta hakkas agressiivselt käituma, lõhkus jaoskonna inventari, solvas operatiivtöötajaid, mistõttu aeti ta kell 12:30 jaoskonnast minema. Eetris olid uudised.